Nüüd on aeg sealmaal, kus ma sooviksin teile ära rääkida oma õnnetuse teise loo, mis jättis mu peale jõudsat paranemist, uuesti veelgi tugevamat liikumisvõimetuks. Aasta 2020, kellaaeg 15.40, tuli minu vastassuunas mulle vastu musta värvi sõiduk. Autot hakkasin nägema juba praegusest hetkest, terve see aeg ta tuli minu vööndis. Nii nagu see tuledega sealt paistab, tuli täpselt minu vööndis ja laus kokkupõrge toimus siin. Viisteist 41 sai politsei väljakutse avariipaigale. Mis juhtus? No hetkel on meil teada, et Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee 45. kilomeetril on kokku põrganud siis kaks sõiduautot, Toyota ja Volkswagen. Mis põhjustel need autod on kokku põrganud, kumb auto vastassuuna vööndisse kaldus, hetkel teada ei ole. Hetkel ei ole isegi teada, kust suunast kumbki auto tuli. Toimus laus kokkupõrge niimoodi, et auto tuli minu vööndis. Keeras kõigepealt tee ääre poole ja siis keeras tagasi, võttis tal auto lendu ja ta tuli õhust mulle sisse. Oleks ta lasknud autol minna nii nagu see must auto, oleks ta läinud siit mööda, aga viimasel hetkel keeras ta uuesti tagasi minu vööndisse, mis viskas auto lendu ja tuli õhust lennuga vastu minu autot. Seda on väga hästi ka näha, et mul õhust sisse tuli. Autol põlve kõrguselt on spoiler terve, mis tähendab seda, et see auto pidi nii kõrgele hüppama sel hetkel, kui ta tuli. Need olid mõlemad autod üksteisest vaid 10 meetri kaugusel, kuna see vastutulev auto oli nii pehme ja minu auto lõikas ta lihtsalt niivõrd külje nii segamini. Samal ajal töötas mul autotelefon ja vaatamata laus kokkupõrkele jäi kõne kestma telefonis. Kuigi ma olin meele märkuseta, karjus teiselt poolt telefoni mu sõber. Kristjan, kas sa kuuled? Aga ma olin pikalt nokkis, kuni üks hetk tulin meele märkusele. Vaatasin, et auto põleb, tossu tuleb igalt poolt, aga leeki ei näinud. Siis sõber rahustas teisel pool telefoni ja ütles, et äkki see tuleb turvapatjadest. Kas sa saad aru, kus sa oled? Ma ütlesin, ma ei tea, kus ma olen. Päästeametina tuli kohale ristikomando. See on minu lapsepõlve kodukoht. Algselt ei julgenud keegi mind autost välja võtta, kuna mul on südameordi rebend 6. korruse kukkumisest, et keegi ei teadnud, et mis on selle tagajärg, et vaadati, et ma olen teadvusel, mindi kõigepealt aitama välja kõrval autos olevat inimest. Aga ma nägin, kui võeti ära auto juurest kanderaam, siis ma sain aru, et juht ei jäänud elama. Kokkupõrke tagajärjel kahjuks on Toyotat juhtinud inimene surma saanud. Toyota kõrval istunud naisterahvas vigastada saanud ja Volkswagenit juhtinud meesterahvas on ka toimetatud Tallinna haiglasse. Sama mees, kes lõikas seda teist inimest sealt autost välja, see sama meesterahvas tuli ka mind välja aitama. Tema on pärit samast külast, kus mina, ütleme siis Alevikust, kus olen ma üles kasvanud ja kus on mul ka veel suvekodu. Ta tuli, tahtis mu ukse lahti tõmmata, aga mu uks oli kinni kiilunud. Siis tõmbas tagumise ukse lahti, küsis, et mis ma teen. Ma ütlesin, tõmba suurema jõuga, tõmbas ukse lahti. Haaras mu sülle, aga siis ta jäi ukse ja kanderaami vahele kinni. Siis tulid teised päästeabilised ja võtsid minust rahulikult kinni ja tõstsid mu kanderaami peale. Oodati teist kiirabi hästi kaua, aga lõpuks tõsteti mind ära ja teise kiirabiga saadi tee peal kokku. Oodati teist kiirabi, kuna seal on siis arst kaasas PERH-ist, et keegi ei teadnud, kuidas on lood minu südameordiga. Ja tänu sellele me läksime 2 kiirabiga, kuna arst otsustas, et mind ei tohi ümber tõsta
ühest kiirabist teise kiirabisse, siis üks kiirabi puhastas teed ja olin teises kiirabis. Mis on nende kiirabide vahe? Kiirabide vahe on see, et ühes meil on elustusaparaadid, teises ei ole. Ja minul oli vaja, et oleks kindlasti kohe elustusaparaadid. Siis jõudsin ma pärast autoavariid 2 kiirabiga siia Mustamäe haiglasse, kus ma olin haiglas 7 päeva. Ja pärast seda läksin perearsti saatekirjaga taastusravisse 14 päeva, mida haigekassa pikendas 14 päeva, kuna tervislik seisund oli väga kehva. Ei saanud tegelikult taastusravis väga teha trenni, kuna see avarii oli niivõrd tugev, et mul tõusid palavikud. Nii kui hakkasid treenima, tõusid palavikud. Et oli suur raske aeg, jälle hakkas suur treenimine lõpuks, kui need palavikud maha said ja asjad, aga tänaseni siis 4 aastat hiljem ei ole saanud ma sellesse seisu, mis ma olin enam avariid. Parem jalg ei tööta enam nii hästi, ei astu treppe ja küll liigun, aga ütleme, et sellest liikumisest ikkagi kuskil 50% ja vähem on ikkagi praegu tagasi saavutatud, kuna seljaskolioosi süvend tekkis avarii tagajärjel ja tänaseks päevaks ei ole ma saanud ühtegi taastusravi isegi liikluskindlustuselt. Kõik olen täna ise pidanud treenima ja oma rahakoti peal tegema. Need 2 õnnetust on jätnud mu ellu sügava jälje, kuid need on mind õpetanud, et elus peab olema positiivne, naeratama ja kõik on võimalik, vaatamata sinu tervislikust seisundist. Meie elu on tegelikult meie enda peas. Meie elu kvaliteet, mida me täna elame või tunneme, siis oma elu kvaliteedi loome me ise. See, et ma ei saa korralikult liikuda ja teha, see ju tegelikkuses ei mõjuta minu vaimset olukorda, kuna ma olen endale selgeks teinud selle, et meie elu on meie endi peas. Tänu sellele mõistan ma täna oma igat päeva, mida ma elan. Et elu tuleb võtta täiel rinnal ja nautida iga päeva. See on õnn, mis meile elult on antud, kuna meil on vaid üks elu, et elus edasi minna.